Aga võtaks siis sealt, kus meil see eelmine vestlus pooleli jäi, et sünergiatest, konfliktidest, et kui meil suurem osa päevast on keskendunud erinevatele mudelitele, raamistikudele, planeeringutele, et siis võib-olla võiksime võtta nagu sammukese sisse ja rääkida sellest tegelikust maakasutusest, mis toimub ka meie maa peal. Et ma küsin kohe Ahti käest, et kus sina näed kõige suuremat konkurentsi mulla kasutuses? Jah, et ma arvan, et mulla kasutuses, no ega ma arvan, et muld kui põhiline selline tootmisvahend põllumehele ja põhiline tootmisvahend metsamehele, need omavahel konkureerivad suhteliselt normaalselt, et ega metsamaad on enamikus ikkagi mets on tekkinud sinna, kus põldu nii väga hästi harida ei saa ja see on väga mõistlik kasutusviis. Põllumaale, ma arvan, kõige suurem konkurent on ikkagi, pigem võiks öelda, igasugune ehitus, igasugune selline tegevus, mis tegelikult on päris paratamatu, kui majandus areneb ja inimesed tahavad paremini elada. Et see on selline kompromissi leidmise koht. Kahtlemata on valus vaadata ju linnade ümber, kus väga headele põllumaadele ehitatakse ju hooneid ja igasuguseid sänkarist kuute, et see põllumaa on kindlasti kadunud. Et energia suhtes ma ütleks, et see, et päiksepaneelid pannakse põllule ei ole, või mingile rohumaale ei tähenda, et see põld või rohumaa on kadunud üldse. Et kui need paneelid sealt ära lähevad, siis on see maa jälle täpselt peaaegu samasugune ja saab seda kasutada uuesti muuks otstarbeks. Et ma pean pigem seda konkurentsi rohkem selliseks diskussiooni kohaks, et me ei saa ühest või teisest asjast loobuda, aga ja see ongi normaalne see diskussioon. Diskussioon on igati vajalik. Aga mina nüüd räägin omast kogemusest, et minu kodu kõrval on üks ilus turvasmullaga rohumaa, kuhu on rajatud päiksepark peale. Ja see päiksepark on olnud seal, ma arvan, 4-5 aastat ja päiksepargi kõrvalt mööda minev selline nagu maastikutee on selle aja jooksul muutunud täiesti läbimatuks. Et selgelt on see päiksepargi rajamine häirinud selle keskkonna veerežiimi ja seal on kõik on täiesti, ta on super nagu sopane, et ta on nii sügavad roopad seal juba lihtsalt inimeste käimisest tekkinud, et ta ei ole kasutatav enam. Ja siis ma küsikski just Avelina käest, et kuidas nende maastikudega on, et kuidas sina näed, et see konkurents maakasutuses võiks olla või mis see unistus võiks olla? No, aitäh. Mina näen seda, et meil täna on ju olukord juba selle baasil, et meil on teadmised ja võimekus väga asukohapõhiselt läheneda. Meil on andmeid, millest täna terve päev oli ju ka juttu. Andmeid ja võimekust hinnata just nimelt seda, et milline tegevus, millises kohas, arvestades siis neid looduslikke olusid, puhtfüüsikalisi olusid, keskkonnatingimusi on kõige otstarbekam. Kus on need kohad, kus on vajadus asetada esikohale loodushoid, kus on need kohad, kus imehästi õnnestub integreerida, eks ole, see päikesepark
ahti tootmisega, kus on need kohad, kus tuleb rakendada ühte või teist või kolmandat ettevaatusabinõu, enne kui seal ühe või teise maakasutusotsusega edasi minna või seda rakendada. Et selline ütleme personaalne maakasutus ja targemad otsused läbi nende olemasolevate andmete, et see on kahtlemata nagu üks selline tulevikutee, et me teame, mis toimub ja me teame, mis on antud kohas kõige otstarbekam lahendus. Et kuidas seda nüüd, eraldi küsimus tekibki, et kuidas seda nüüd selle võrra siis motiveerida, et need kõige otstarbekamad lahendused või kõige vajalikumad lahendused just nendes kohtades ka sünniksid või neid seal rakendataks, on need siis läbi erinevate teadlikkuse hoobade või siis ka läbi mingite regulatsioonide, kus soodustatakse ühte või teist või kolmandat. Aga eelmisest paneelist ju jäi näiteks kõlama see, et tahaks, et oleks reguleeritud, et ei kaotataks näiteks väärtuslikku põllumaad maahõive all, aga teisest küljest jumala eest ei tahaks mitte ühtegi regulatsiooni. Et selline see, nagu see arutelu kipub olema. Aga jah, et meil küll, ma näen seda, et tänased teadusarengud lähevad ju ka sinnapoole, et meil on juba konkreetsete põldude kohta võimalik öelda, kus põllu otsas on vajadus, eks ole, täpsemalt ühtemoodi väetada, kus põllu otsas oleks tegelikult otstarbekas teha rohumaa, kus on mõistlik hoopiski vahetada tootmist, teha midagi muud. Aga et selles suhtes sellise täppismaakasutuse peale me kindlasti nagu liigume ja see kindlasti on nagu otstarbekam tänasega või ütleme sellise ajaloolise maakasutusotsusega võrreldes. Ja midagi tahtsin veel öelda, aga võib-olla tuleb hiljem. Alarile? Ahti tahab ma tahtsin kommenteerida, aga seda on ju põllumees ja maal elav inimene kogu aeg teinud. Et see, kus ta põlduavid ei saa, sinna kasvab mets või on rohumaa, seda ta on täpselt ju teinud kõik need aastad ju, aastasadu. Aga täna me oleme tihtipeale olukorras, kus rendileping lõpeb ja see, kellel on rohkem raha, see saab selle maa endale. Olenemata sellest on ju, mis selle nagu ideaalne, aga ma tahan ikka Alari käest ka küsida, ärge nüüd trükige, las Alar ka ütleb. Et olles intiimselt kursis erinevate muldade kasutussobivusega, siis ma küsin Alar sinu käest seda, et kui me võtame ainult nagu mulla kui mulla, mis on nagu mulla vaates see ideaalne maakasutus Eestis või maakasutuse selline nagu jagunemine, mis nagu mullale kõige parem oleks? Tänan küsimuse eest ja et vastus on lihtne, et ainuke segav tegur, et mul täielikult õnnelik oleks, on inimene. On inimene, jah, seda ma tean, aga okei, et meie tahame ka elada. Ja, ikka paratamatult, aga tegelikult jah, et kui me nagu mõtleme, et tegelikult see muld taimsüsteem ja muu loodus seal ümber, tema saab väga hästi ilma meieta hakkama. Meie ilma temata ei saa. Ja teine pool ongi, et need paljud probleemid, millest me siin arutleme täna nüüd, tegelikult ei ole niivõrd loodusteaduslikud väljakutsed, vaid nad on sotsiaalsed ja psühholoogilised ja see sama loomulikult on nagu tundub, et kergem on vastanduda selle asemel, et kui leida sellist ühist arusaama ja kokkulepet. Ja siin ka eelnevaid vestlust kuulates võib-olla ka, et paljudele meelest mõned asjad, mis tunduvad hästi suured ja üldised, et riiklik üldplaneering ja nii edasi, et me ei saa sagedasti isegi, ka mina usku võiks nagu aru saada, mis see on ja kuidas seda sisustatakse, mis selle jõud on ja nii edasi, aga me ei saa ja siis on selline nagu kartus, mis sellega kõik kaasa käib. Ja siis kuni üksikisikute suheteni välja, kuni sinna õunasüdamete lendasid. Aga loomulikult, et see, et üks see pool on, et väga oluline, et ütleme sellel teemal siin saalis ka nii palju, kui ütleme kunagi rahvast koos ei ole olnud ja veebis ka on loodetavasti palju osalisi ja tulge homme ka, et homme veel rohkem siin rahvast eelinfo alusel, et ja me tunnetame, et selline nagu kirg või arusaamine, et
muld on nagu tähtis, oluline, et selle eest peaks nagu seisma, on ühiskonnas hästi palju suuremaks läinud, et selline armastus on suur. Ja ma olen ka mitmeid kordi nagu välja olnud, et me kõik ühiselt peame nüüd sellest armastuse faasist nagu tundmise ja arusaamise faasi jõudma ja siis on meil ka võimalik kokkuleppeid teha selle mulla paremaks kasutamiseks ja sageli iga maakasutaja nagu oma parima nägemise järgi tõenäoliselt seda tänagi teeb, et tõenäoliselt see teadlikkus võibki meil olla lihtsalt erinev. Ja ka võimalused neid teadmisi ellu viia. Aga Ahti kibeleb midagi ütlema? Enam ei kibele? Ma tahtsin lihtsalt kokkuvõtteks öelda seda, mitte päris kokkuvõtteks, vaid selle vahepalaks, et tegelikult me räägime ju täna siin päev otsa ainult ühest asjast. Kuidas leevendada inimtekkelist mõju konkreetsele organismile ehk siis sellele mullale. Ja kõik keerlebki selle ümber. Aga me räägime selles kontekstis, kuidas me ise jääksime umbes sama elatustaseme juurde või see elatustase läks paremaks. Et eelmises paneelis räägiti ka sellest toidu julgeolekust ja toidu importimisest, aga kui me vaatame neid erinevaid numbreid, et osade väidete alusel meil on 50 saagi aastat veel jäänud või et meil on 30% maailma muldadest degradeerunud või 70% Euroopa muldadest degradeerunud, siis kus me seda toitu siis importima hakkame, et mis sina mõtled, Ahti, kui meie ise ei tooda enam? Kust ma tean, selle peaks vastama need inimesed, kes arvavad, et toitu ei peaks siin tootma. Et me võiks tegeleda allikaturismi ja kõige muuga. Kes need inimesed on? Selliseid inimesi, kes on öelnud, et siin ei peaks toitu tootma, et võib-olla me ei pea neid õlgmehekesi siin niimoodi riputama õhku, et Eestis minu arust sellist diskussiooni pole olnud. Küll aga on ju diskussioon selle üle, et kas me käime oma muldade ja põllumajandusmaastikega kõige otstarbekamalt ringi, et kas need valikud, mis iga maaomanik täna oskab teha, iga põllupidaja oskab teha, et kas need valikud on, kas tal on piisavalt infot selle kohta, et teha hästi ja nii, et meil Eestis vähemasti jättes kõrvale kogu ülejäänud maailma oleks meil endale võimalik alati ja igavesti toitu toota. Et kui me juba täna ju oskaksime kõike seda teha ja kui iga maaomanik või põllumees ka oskaks, siis me ei peaks siin üldse seda arutelu pidamagi, siis juba olekski kõik ju mäel. Aga ometi meil on degradeerunud mullad, meil on vaesuvad põllumullad olemas, meil on ärakanne fosfori, ärakanne, orgaanilise aine ärakanne põldudelt ja selles suhtes on see lämmastiku, et see on, need on reaalsed väljakutsed, mis ei ole ainult keskkonnaprobleem, vaid ka sotsiaalmajanduslik probleem kestlikkuse teemadel. Nii et võib-olla keskendume sellele, et kuidas see info, mida igaüks täna vajab, kes maa peal otsuseid teeb meie Eestis, et kuidas see info jõuaks temani ja kuidas see kõige otstarbekamad või kõige kasulikumad lahendused nii pikas kui lühikeses perspektiivis oleksid kättesaadavad ja tehtavad. No just siit tekib küsimus, et millest meil kõige rohkem puudu on, et kas meil on teadmussiiret, teeme vähe, sest endale ju tundub, et teeme ju nagu palju. Aga et miks see kohale ei jõua? Mõistusest on puudu. No seda on nagu juurde osta ei saa, eks. Aga mis nagu, Alar, mis sinu tunnetus on, et sina oled ka ju õppetööga palju tegelenud ja teadmussiirdega, et kuidas seda head teadmist, mis meil olemas on, kõige paremini kohale viia? Et üks on see, et me nagu ütleme, kas õpiku või muu maailma kogemuse järgi nagu me teame, et midagi võiks ka teistmoodi teha või paremini, aga loomulikult see konkreetsel maakasutajal on see väljakutse, et kuidas seda nagu rakendada. Ja et alati on selline teatud nagu lünk on, mida saab ka kindlasti Eestis vähendada, et seesama teadmussiire praktikasse ja vastupidi ja siin sellist ühist tegemist on kindlasti nagu rohkem vaja ja võib-olla on väga oluline mõte ka see, et võib-olla ühiskonnas on nagu väga palju nagu kartust võib-olla seda, et kui mingi uus mõte või meede või praktika nagu välja käiakse, et siis on väga paljudel ka maaomanikel kartus, et see langeb see kohustus justkui kõigile ja kohe nagu rakendada. Et seda hirmu peaks kindlasti nagu maha võtma, ja see, et kui teatud innovatiivseid asju rakendatakse, siis ka on alati soovitus, et kui sa oled ka nagu see ettevõtja tasandil, et sa ei rakenda seda
kohe kogu oma ettevõtte maadel, vaid kõigepealt mõned aastad katseta ja proovi mõne põllu peal, et Ahti on selles mõttes siin hea näitajana, kes ongi mõned oma põllud heas mõttes sellele eesmärgi nimel nagu ohverdanud. Ja siis tõesti, kui leiab nagu tõendus see, et see praktika ka majanduslikult, sotsiaalselt ja muus mõttes nagu välja kannab ja teatud mõjud ongi selgelt pikaajalisemad kui see, et me teeme 1 aasta midagi. Ja siis on nagu julgust tõenäoliselt siis maakasutajatel sektoritel neid rohkem nagu kasutama hakata, ka ilma seda, et kuskil mingi määrus või meede nagu käsib, et ja selles mõttes sellist koos õppimise, katsetamise poolt, seda kindlasti saab nagu kindlasti tõhustada ja veel paremaks teha, kui ta täna on, et kindlasti on teatud häid näiteid juba Eestis olemas, et ja teiselt poolt teadmussiirdega on alati see, et nüüd natuke viimastel aastatel on see ring natuke laiemaks läinud, et me teeme, ma ütlen, et personaalselt ma võin öelda, et ma teen üsna palju koolitusi erinevatele sihtrühmadele, aga sageli need kirglikud osalised, need näevad mulle nii tuttavad juba. Ja ka kus see ülejäänud 1000 on ja nii edasi, ja siis mul tekib see piinlikkustunne, et Ahti on jälle saalis ja ma räägin jälle samat juttu. Et eks see ongi jah see suur küsimus, et kui me võtame, et meil on põllumajanduslikke majapidamise on suurusjärk 10 000 ja meil on neid sellise aktiivseid põllumajanduslikke kuulajaid on võib-olla ma ei tea, paarsada, et kuidas seda ülejäänud saada sinna info välja, et või meil oleks vaja mingit sellist nagu poliitilist survet või regulatsioone rohkem või toetusi, aga ei taha ju rohkem survet ja rohkem selliseid muutuseid, et kuidas nendeni jõuda? Kas sina tead, Ahti? Mina. No sina oled siin. Ma aiman, et kuidas nendeni jõuda, aga enamik asju paneb liikuma majanduslikud hoovad ehk rahalised vahendid ja kokku sellised investeeringud, et kui me räägime siin nendest investeeringutest, mis põllumajandusse on vaja teha, et põllumajandus oleks jätkusuutlik ja mõjutaks keskkonda oluliselt vähem, on ta siis põhjaveekaitse, igasugused muud tegurid seal, siis tegelikult me kindlasti räägime komplekssest lahendusest. Üks asi on tavaline see tehnoloogia, millega me paneme vedelsõnnikud mulda või millega me laotame seda või väetame. Teine on siis digitaalne pool, et me saame aru, kuhu me seda laotame ja kui palju me seda laotame. Ja kolmas asi on tavaline betoonist eesti keeles sita hoidla. Et kui me seda ei ole, siis on väga vähe kasu sellistest digitaalsetest lahendusest, sellepärast, et kui sõnniku hoidla saab täis, siis tuleb see sõnnik maha laotada. Ükskõik, kas see taimist taha või taha on. Ükskõik, kas see on õige aeg või vale aeg. Ja väga paljuski, just oli Riigikontrolliga juttu sellest põhjaveekaitsest ja tegelikult see viitab väga palju sinna, et küll juba laotatakse seda sõnnikut õigel ajal ja laotatakse siis, kui sellele järgnevad koheselt kultuurid, mitte ei laotada mustale maale, kuhu ei järgne kultuurid ja sellega viiakse tegelikult seda nitraadi sisaldust oluliselt allapoole, aga lihtsalt see vaesus on see, mis tingib selle, vaesus ja investeeringu puudulikkus on see, mis tingib selle valel ajal kasutamise ja kuna seadus ka seda nii-öelda praegu veel võimaldab, siis seda olukorda lihtsalt kasutatakse, ilma selleta, et seda tahetakse kasutada. Üks asi on majanduslik pool, teine asi on teadmiste pool ja ei saa siin, ma arvan, ükski ei teadusasutus ega ka METK ega koputada endale õla peale öelda, et me oleme kõik nagu hästi teinud. Et selleks, et hästi teha, selleks peaks kaasnema tulemus. Tulemus tähendabki seda, et põhjavees nitraati sisaldus väheneb, kasutatakse keskkonnahoidlikke lahendusi, METK saab ise aru, et kui valitakse tehnoloogilist paketti, siis see tehnoloogiline pakett valitakse päriselt selline, mis suundub sinna poole, et praktikalt põllumeeste seas ja need tehnoloogiad, mida nad ostavad, ongi tunnustatud tegelikult keskkonnasäästlikuks, mitte ei ole see fake.
ehk esmoones tegelikult ma arvan, et hakkab sealt pihta, millised inimesed on nendes asutustes, kes suunavad siis sedasama tavalist põllumeest. Et nende enda mõtteviis peab muutuma ja kui nende enda mõtteviis ei muutu, mis te tahate siis saada põllumehe mõtteviisi muutust? Jah, see põllumehe mõtteviis muutub nii või teisiti, tuleb peale uus põlvkond ja juba on tulemas ja nad kindlasti kritiseerivad päris palju neid kodanikke, ja kes tegelikult ei tee õigeid otsuseid. Et ma arvan, see hakkab meist endist pihta ja õiges keeles tuleb rääkida, selles keeles, millest aru saadakse. Võib-olla selle täiendan. Alar tahtis ennem. ja siis sina. Las Avalina. Olgu. Ei, ma Lahtile täienduseks või mis mõte mul veel juurde tekkis, on see, et õigete sõnadega rääkima, need on kõik väga olulised teemad ja need mõjutavad seesama meie põhjavee seisund, veekogude seisund, needsamad toitainete ärakanded, põllumajandustootmise kestlikkus ja selle seos, eks ole, keskkonnahoiuga, need on kõik väga majanduslikud aspektid ka, lihtsalt nende mõju nii-öelda individuaalsel tasandil on vähene, nähtamatu, aga ühiskonnale ikkagi väga suur kulu ja kokkuvõttes ka tootjatele endale ju pikaajaliselt kulukas on kõik see negatiivne keskkonnamõju. Aga kui meil nagu ikkagi väga sageli oma sellises retoorikas laskume sinna ja nii nagu Ahti välja tõi, et väga tähtis on see, et kuidas inimesed räägivad, ka need, kes kas poliitikat teevad või nõustavad või otsustavad, et kui väga sageli ikkagi läheb kogu keskkonnahoidlik tegevus nagu suure vastandumise alla, et see on kõik üks nagu mingisugune rohehullus, mida me näeme täna nagu igal pool, et absoluutselt iga roheline teema, iga keskkonnaga seonduv teema tembeldatakse millekski. Et siis ma ei tea, kuidas me sellest nagu olukorrast välja saame, et me tõepoolest saame aru, et väga paljud keskkonnahoidlikud tegevused on meie absoluutselt suurem osa nendest on meie endi nagu huvides. Ja me ju ise ka elame siin. Absoluutselt, et see vastandumine nagu ära kaoks, sest et praegu mul on tunne, et me liigume kohati nagu tagasi mitte selle tõttu, et meil pole teadmisi või meil pole tahet või meil pole noori ägedaid inimesi, kes tulevad väga ägedate lahendustega peale, vaid selle tõttu, et kuskil on selline peksev retoorika, mille tõttu inimesed sellest teemast üldse nagu lahkuvadki või tahavad sellest nagu eemal hoida. Väga õige. Alar? Tuleks natuke üldise juurde tagasi, et jõuda Ahti poolt käsitletud teemani tagasi. Et suurem kogu see maakasutuse poliitika ja tervikuna kogu riigi poliitika, et selgelt on tunda, et me oleme viimased 20 aastat üsna nagu Euroopa Liidu lõksus olnud ja sageli meile enda nagu oma riigi poliitika jääb natuke nagu kuidagi tagasihoidlikuks või sageli nagu puudub. Ja et täna ka esitletud need suured eesmärgid, poliitikat, kõik kuskilt on sealt alguse saanud. Ja siit kindlasti see, et mida eelnevalt Ants-Hannes Viira siin laval välja tõi, et nagu meie enda kuskil prioriteetide seadmine võiks ka ikkagi julgust olla seda teha. Ja siis ma jõuan nüüd selleni, et kui toodi näide, et teatud nagu lahenduste jaoks ongi, mis pakub ka suuremat ühiskondlikku või keskkonna hüve, ongi investeeringu nagu toetusi vaja, et aga siis peabki riigil nagu julgus olema otsustada, kuhu neid suunata rohkem ja kuhu vähem. Et näiteks sama, et selle põllumajanduse ja veekaitse teema, et me selgelt nagu teame, et selline kõige tundlikum osa on selgelt nagu vedelsõnniku ahel ja nagu majandus ja need samad hoiustamise võimalused ja tingimused, ja ma olen ise ka omalt poolt juba suurusjärgus 10 aastat ettepaneku teinud, et järgmine periood pangegi investeeringumeetmed ainult sinna, et okei, siis öeldakse, et teraviljakasvataja tunneb ennast solvatuna siis, et tema ei saa midagi, jääb ilma, aga mingi hetk nende oluliste asjade nagu lahendamiseks peaks olema julgust nagu valikuid teha, sest kõike me ei jõua korraga lahendada ja kriitilisemad
teatud asjad võib-olla siis enne ja siis oleks see teatud mõjukus nendele kas siis tootmise efektiivsuse või ka keskkonnanäitajatele selgelt nagu parem. Et nende riiklike prioriteetide seadmine võiks ju ka olla olenemata sellest, kes parasjagu ministritoolis on, et kui me töötame mingi aastaid mingisuguse eesmärgi suunas, siis inimene vahetub ja siis me oleme jälle nullist tagasi. Et kuidagi võiks nagu sinnani jõuda. Ahti? Ma arvan, et see, kes ministritoolis, see on täiesti vähe oluline. Aga täna ta kuidagi kogu maa, kui minister vahetub? Jah, vaata, ma arvan, et kogu see ametnikkond, kes on seal tegelikult, need on tegelikult töötegijad. Minister on ainult poliitiline koht, et tegelikult ministrid tulevad ja lähevad, et kogu see ametnikkond peab selle, ütleme siis nii, et selle sousti ära sööma pärast, mida üks või teine kokku keerab. Ja tegelikult selles mõttes ja selle ametnikkonna toetaja peabki olema siis haridussüsteem ja nõuandesüsteem ja tegelikult ülikoolid ja teadusasutused, mille baasil läbi mõjuhinnangute tehaksegi õigeid otsuseid. Enamik otsuseid, mis viimasel ajal on tehtud, on ilma mõjuhinnanguteta tehtud. Ja tegelikult see on väga suur tagasilöök. Need samad mõjuhinnangud, mida Maaülikool uurib või Metk uurib või kes iganes uurib, Tartu Ülikool uurib, et need peaksid läbi nende mõjuhinnangute peaks tegema otsuseid. Ja need otsused ongi pikaajalised strateegilised otsused ja selle alusel tuleb siis, kuidas öelda, suunata siis tegevusi. On nad siis investeeringud või on ta suundumused, näha pikaajalisi trende, mitte teha lühiajalisi tõmblusi. Ja need raiskavad raha lihtsalt, need tõmblus. Jah, midagi oli veel, aga... Mul endal oli see mõte, et ma arvan, et see oli Liis, kes oma ettekandest täna ütles, et ikkagi maakasutuse otsused põhinevad ennekõige andmetel ja otsuseid tehakse andmetest lähtuvalt, aga kas ei ole pigem nõnda, et ka palju otsuseid tehakse vajadusest lähtuvalt ja mida meil tegelikult vaja on sellelt maakasutuselt? Kas poliitilise vajaduse järgi? Ei, me ju võiks öeldada, et Eesti Vabariik teenib Eesti rahvast ja mida meil inimestel on vaja selleks, et ellu jääda. Selleks ongi mõjuhinnangud, mis selle välja toovad, milliseid otsuseid on vaja teha, et liikuda sinna suunas näiteks, et ma ei tea, põhjavee nitraadiseadus väheneks. Ja siis sellele järgnevad konkreetsed otsused, konkreetsed investeeringud, konkreetne selgitus. See, mida ma öelda tahtsin ennem, oli see, et väga paljuski on ka kontrollfunktsioonide suhtumine, on ta siis PRIA või keskkonnateenistus, kes tegelikult kontrollivad, et ma arvan, et üks võti on ka seal, kuidas moodi sellist konservatiivset põllumeest suuta siis mõjutada liikuma teises suunas või ütleme suunas, kus tehakse talle selgeks, mis tegevusi on vaja teha, et selleks, et ka tema saaks oma panuse keskkonna paranemise aidata, on nõustamissüsteemi ja kontrollfunktsiooni kokkuviimine. Et kontroll ei ole kontroll, kes teeb trahvi, vaid ta on nõustava funktsiooniga. Selleks on vaja neid inimesi harida ja selleks on vaja, et nad ei oleks erinevates silotornides, vaid see oleks üks sama ruum, kus diskuteerib siis sektor, seadusandja ja ka täidesaatev pool. Ja mõtlen, et sinna juurde ka see majanduslik mõõde on, et kui sa teed oma otsuseid, siis sa võid sellega säästa nii palju raha või juurde teenida nii palju raha, et see on ka ju väga universaalne keel, mida kõik inimesed räägivad. Et päeva lõpuks tahaks ju kõik söönuks saada ja arved ära maksta. Aga kui me nüüd proovime tagasi tulla selle arutelu teemani, mis on meil, et mis on see maailm mulla ja maakasutuses, kuhu me tahame Eestis jõuda, et siis ma küsingi, et niimoodi üldise küsimuse, et milline peaks olema see Eesti ühine visioon mullast ja maastikust? Aveliina, kas sa tahad vastata? Siin on palju sellest maahõive hierarhiast ja maakasutuse hierarhiast iseenesest olnud ju juttu ja teekond on selles suhtes õige, et me oleme oma maakasutuses ju olnud mõnevõrra ikkagi, eriti just suurte planeeringute puhul, nagu siin Pille ka hästi välja tõi ja siin varasemalt oli juttu, et ei ole olnud väga strateegilised. Et kas või seesama, et meie linnad on valgunud põldudele, see on suur probleem ja nad jäävad valguma, kui seda ei reguleerita. Et kahjuks siin mitu korda käis eelnevalt läbi, kuidas igasugune reguleerimine on halb, aga tegelikult ju ei ole. Olgem ausad, me tänu sellele, et me oma ühiskonda reguleerime, me saamegi kõik üheskoos hästi elada ja ei ole riike,
ei ole kõik riigid sellised nagu Eesti, kus on linnad valgunud põllumaadele või muidu looduskeskkonda. On näiteid, kus üsna varakult on nähtud seda ohtu ja osatud nagu strateegilisemalt maakasutust planeerida. Ja muuhulgas siin loomulikult tekivadki sellised ühis- ja erahuvide küsimused, aga need on ju meil igal pool, et ka see erahuvi, kes tahab põllumaadele arendada uut linnakut, tegelikult vajab ühist panust, et sinna viiks teed, et seal oleks elekter, valgustus, et see kõik on tegelikult ju meie reguleerida. Et täna me siiski tunneme puudust sellest, siin oli mitu korda selle väärtusliku põllumaa kasutuse reguleerimine, et me tunneme ikkagi minu arust sellest puudust, et me võib-olla sarnaselt selle metsade raadamistasule kuidagi motiveeriksime ka põllumaid ikkagi hoidma ja kaitsma ja samamoodi looduskooslusi, et iga koht Eestimaal on ühest või teisest või kolmandast vaatest väärtuslik. Ja meie asi on selle maa kõige otstarbekam väärtus või kõige kasulikum väärtus ju ära tunda ja meil täna need võimekused on olemas, et kus ja miks ja millises ulatuses peame me hoidma, taaslooma, parandama mulla seisundit, looduskeskkonna seisundit, kus me peame tagama, et põllumajandusmaa oleks hoitud ja kasutuses ja nii edasi, et ühesõnaga sellised strateegilised otsused, ma loodan, et selle uue üldplaneeringuga või riikliku planeeringuga need tulevad, aga et nendele järgnevad siis ka need regulatsioonid, mis aitavad neid ellu viia, mis motiveerivadki siis ühte või teist saama. Et minu nägemus on selline, kus on roheline võrgustik, kus on ökosüsteemid hästi hoitud, põllumajandusmaastikud on rikkalikumaks muutuva mullaga, kus süsinik saadakse aina rohkem seotud, kus mulla elustik taastub, kus leostumine on pidurdatud ja kus see toidutootmise jätkusuutlikkus on tagatud ning kus me vaatame oma arendustele otsa just eelkõige sellest lähtuvalt, et kuidas me tihendame, kuidas me kasutame juba degradeerunud alasid kõige otstarbekamalt, et me ei näeks oma sellist hõredalt asustatud Eestit kui sellist võimalust lõputult igal pool juhuslikult katsetada, vaid me näeksime teda kui väga-väga väärtuslikku meie ainust paika, kus me väga tarku otsuseid peame tegema ja kus me tõepoolest iga ruumipunkti hindame ja väärtuslikuks peame sellest otstarbest lähtuvalt, mis sinna ka kõige paremini sobib, niivõrd-kuivõrd öeldes. No selline idealistlikus vaates. Siis me kõik hoiame kätest kinni ja tantsime. Ja siis hoiame kõik kätest kinni ja aga no laias laastus need punktid sealt välja tulevad, et me täna ei tee. Mõte on see, et meie tänased otsused ja senised maakasutuslikud otsused ei ole ju olnud kõige võib-olla targemad, muidu me siin ei kõneleks nõnda viisi. On tulnud ka üks küsimus siin publiku seast, et see on küll sotsiaalmajanduslik küsimus, aga küsin seda Alari käest, et mis sinu tunnetus on, et kes peaks kinni maksma põllumehe vähenenud tootlikkuse ja suurenenud tootmiskulud keskkonnasõbraliku tootmise praktiseerimisel? Et kes peaks? Sead äkki vastata, jah? Kes selle peaks? Tõenäoliselt täna osaliselt läbi Euroopa Liidu raha seda kompenseeritakse, et kas see nagu on piisav või mitte, aga parimad keskkonnasõbralikud praktikad peaksid olema sellised, mis peaks ise ära tasu. Just. No, see võiks Ahti seda. Ja ma tahtsin kommenteerida, et tegelikult need samad tehnoloogiad, mille peale on mindud, tegelikult see tehnoloogia soetamise kulu on üks asi, aga kui me vaatame selle tehnoloogia kasutust, siis selle tehnoloogia kasutusega me hoiame päris palju erinevaid ressursse kokku ja see tegelikult tasub ennast ise ära. Ja enamikus maades, kus neid on kasutatakse sellepärast, et lisaks majanduslikule kokkuhoiule toob see ka keskkonna kokkuhoiu. Nii et tegelikult selles nähakse sellist tonti, et kuidas see ära tasub. Tegelikult need meetodid ongi selleks, et majanduslikku jätkusuutlikkust lisaks keskkonnaliku jätkusuutlikkust tagada. Et see ei ole niimoodi, et nüüd me ostame selle ja teeme selle,
tegevuse ja siis see nagu on meile kuidagi majanduslikult kahjulik, vastupidi. Keegi ei kavatse ju lämmastikväetisi sügisel laotada ära, sellepärast, et Pole kuskil panna. ei ole väetise hoidlat, on ju. Aga miks me siis sõnnikud laotame? Või miks me teeme siis selliseid tegevusi? Või miks me songime seda maad rohkem, kui seda vaja saagi saamiseks on? Et tegelikult inimesed ei mõtle selle peale, vaid teevad neid tegevusi, mis nad on kogu aeg teinud. Sellepärast see on aktuaalne. Ja see on ka üks huvitav selline üleüldse eeldus, et keskkonnahoidlik tegutsemine on kallis või et meil on siin rohkelt näiteid, ütleme muld ja ökosüsteem ja põllumajandustootmine on kõik üks selline tervik osa, ta on põllumajandustootmine sõltub looduskeskkonnast, sest muld ilma eluta on tegelikult pinnas. Elutu muld ja muld ilma eluta on kas savi või liiv või mõni klibu. Ehk siis see, mis on selle nii-öelda tootlikkuse aluseks, on ikkagi seotud ökosüsteemide, looduse, keskkonnahoiuga. Ja samamoodi võib ju küsida, et kes maksab kinni meie degradeerumise, meie maastike või põllumuldade degradeerumise või veekogude eutrofeerumise. Täna maksab selle kinni ju maksumaksja. Jah, just, et need nii lihtsad need bilansid siin ei ole, et keskkonnasäästlik toimetamine on kuidagi kulukam, et eesmärk on ikkagi ühiskonnale teha just vastupidi ikkagi need tagajärjed võimalikult vähekulukaks ja regulatsioonide asi on siis ikkagi see, et kuidas ka individuaalselt tootjal oleks need kõige lihtsamad rakendada, kuidas siis see sõnnikuhoidla siis sünniks, kuidas see betoon sinna tuleks, nii et igaüks tõepoolest saab neid täna juba toimivaid lahendusi rakendada. Siin on ka tulnud samal teemal just veel üks teine küsimus, et kas Uusimaa kalli doteeritud tehnoloogiaga majandamine on keskkonnale parem kui vana rahulik mõõdukalt tehnoloogiline maaharimine. Et mõtlen, kui selle vana mõõdukal on mõeldud hobusega kündmist, siis tõenäoliselt jah, aga kui võtta nüüd vanema tehnika fossiilkütuste vajadust ja sellist ökoloogilist jalajälge, siis võib üsna kindlalt väita, et tänapäeva uusim doteeritud tehnoloogia on keskkonnale parem. Alar? Jah, et milline on hea tehnoloogia, milline on halb tehnoloogia, et eks need kogemused ja vaated ajas kogu aeg muutuvad. Et mingid praktikad, mida tõesti, et kunagi hindati tavaliseks, täna me vaatame, et võib-olla saab teistmoodi ja nagu paremini, et me peamegi sellesse aja konteksti panema ja ka milline praktika kuhu sõltub, ripub väga palju sellest mullatingimustest ja kõigest, et kõik ei sobi kõikjale ja selgelt ka, et kui suures pildis nagu vaadata, et kui küsimus oli, kus see nagu suur pikk visioon on, et ma ütlen, ma nagu üldse ei muretseks üle, et kui palju meil mingi aeg on nagu põldu või metsa või et nagu siin ka näiteid toodi, et sajandi jooksul on küll üles-alla käinud ja käib ta oma loogika ja tingimustega ka edaspidi, et aga kõikides nendes kombinatsioonides muld ja see ökosüsteem nagu kohaneb ja toimib teatud ulatuses nagu edasi, et jah, et teatud rohkem nulltolerantsi saab olla see, et me tõesti paneme siis tinglikult nagu betooni alla, aga ülejäänud on selline natukene üksteiselt teki tõmbamine, et ja muld päris mitmed heas mõttes nagu suuremad või väiksemad stressid elab üle ja meid kõiki, et kas keegi sonkis 20 nagu vähem või rohkem mulda, et suures nagu mulla arenguloo pildis see, et mul on ka mõni nädal on nohu, järgmine nädal on juba parem ja kokkuvõttes elad ikka? No samas on ikkagi nii, et ju kui päris degradeerunud muldadel taastumine võtab ikka kaua aega, et ja absoluutselt, et teatud mullad on jällegi suurema ja mõned väiksema tundlikkusega, et mõnemad on kergem ära rikkuda ja selle teema nagu taastumise protsess võib kuramusel pikalt aega võtta. Aga mõni on jällegi selline, et nagu ka inimene, et on vastupidavam ja nii on ka muldadel. Minust me ei saa mullast rääkida tõmmates mulla välja ülejäänud keskkonnast, et muld on üks põllumehe jaoks on ta kindlasti põhitootmisvahend, ütleme, ja kui me räägime mulla erinevate
mulla kasutamise tehnoloogiatest, et kuidas me sellesse mullasse sekkume, ütleme mehaaniliselt siis, et kas me peame ühte teist või teist tehnoloogiat kasutama, siis üks asi on jah, et muld elab kindlasti selle üle, ma olen selles ei kahtlegi, kui seda just väga asjadega pange ei pane. Aga lihtsalt küsimus on ka selles, et me ju tegelikult mõõdame ja vaatame, peame oluliseks mitte ainult mulda, vaid seda, mida me mulla kasutusega tahame saavutada, kas see süsinikusisaldus seal tõuseb või langeb või kas see toitained, mis mullas on, leostuvad kiiremini või aeglasemalt, on ju, kas me mingite taimedega püüame neid kinni või mitte, on ju. Minu arust on see ka hästi oluline, et rääkida mullast kui lihtsalt ilus asjast, mis lihtsalt lebab maapinnal, on üks asi ja teatavasti muld inimese sekkumist ei vaja. Aga kui me juba sekkume, siis me peame sekkuma niimoodi, et mitte ainult see muld ei oleks hoitud, vaid ka see ülejäänud keskkond, vesi ja muu asi on hoitud. Nii et tegelikult see ei ole nii lühikene vaade, et see on palju pikem vaade ja kõik need seosed, mis omavahel tekivad, me tegelikult ei mõista neid paljuski veel. Et me räägime ikkagi ökosüsteemist, mitte ainult mullast. Aga meil aeg on kohe juba peaaegu, et ongi peaaegu otsas ja ma küsin veel viimase kiire küsimuse kõigilt, et selleks, et liikuda selle ühise visiooni poole, et meie maakasutushierarhia toimiks, siis kõik peavad panustama, aga küsin kohe niimoodi kiire küsimusena, et Alar, millist rolli saab siin mängida teadus, et me liiguksime sellise ideaalse maakasutuseni? Mullateadus enne kõike. Ma arvangi, et mingis osas on kindlasti teadust juurde vaja, aga kindlasti me peamegi vaatama, et kuidas seda teatud teaduse sõnumit kiiremini, efektiivsemalt kuskile nagu siirata, et see on võib-olla isegi ajakriitilisem, sest teaduses nagu selliseid, ütleme, selgeid nagu pika perspektiiviga, et nii nüüd toimib, et see päris ei käi 2-3 aastaste projektide kaupa. Avelina. No ma ütlen, et jah, meie näiteks hetkel kestliku maakasutuse tippkeskuses püüame natukene selliseid lahendusi välja töötada, mis tooksid selle info konkreetse maalapi seisundi, ökosüsteemi teenuste, hüvede, leostumisohu, mulla parameetrite muutuse, mulla elustiku kohta tooksid siis iga kasutajani. Et kui me ju jõuaksime selleni, et tõepoolest iga üks kellel on maalapikene, kes selle eest vastutab, on sama informeeritud kui Ahti näiteks on oma põldudega siis, ja oskab näha ja saab pädevat infot selle kohta, et mis seal toimub, siis me oleme juba tegelikult suure sammu astunud, et me ei tegutse mitte, et siis see kõik on väga isiklik ja väga personaalne ja sealt ma arvan, sünnib päris palju, et teadlaste roll on siin, meie roll on tuua see info kohale ja püüda siis jõuda sinna, et tõepoolest meil on ka personaalmaakasutus, nagu personaalmeditsiin on võrsumas, ja siin on kindlasti vaja, selleks on vaja tugevdada seirevõrgustikku, siin on riiklikult vajalik toetada ka paremat seiret ja jagada seda infot tervenisti, et missugused praktikad on toiminud, missugused on head, missugused Eesti tingimustes vähem toimivad. Nii nagu siin on meil põllumehi nagu Ahti näiteks, kes oma maa peal katsetab, sealt sünnivad teadmised just selles vallas, et mida me saame, mida on siin kasulik teha, mis on hästi toimiv, mis mitte. Et see jõuaks siis sellest teaduse tasemelt, nende andmemasside tasemelt siis praktikasse igaühe nii-öelda põlluraamatusse ja töölauale ja põllule, et see oleks kõige toredam, mille poole praegu püüelda. Ja ma hea meelega nüüd küsiksin, et mida põllumees saab teha, aga mul on tunne, et Avelina ütles kõik ära, mida Ahti juba teeb. Ma arvan, et ta ütleks kõik ära, aga ühe asja ütles valesti. Ma tegelikult ei tea sellest põllust mitte midagi. Tegelikult ei tea. Et me kobame tegelikult päris palju pimeduses, me proovime jälgida ühte, teist ja kolmandat aspekti, kuidas moodi see mõjutab, ja tegelikult päris palju ongi see samas, et kuidas tõlgendada reaalselt selle põllumehel. Me võime siin kõik ees rääkida, mis iganes juttu. Tegelikult seda kokkuhoiu ja tegelikult see veekaitsega tegeleb see sama põllumees, kes põllul on. Ja me peame andma kõikidele katsetele ja selle jutule majandusliku mõõte, ja kui majandusliku mõõde hakkab koitma, siis ju tahavad kõik raha säästa.
et see on hästi oluline, tuua see päris sellisele tasemele välja. Läbi tehnoloogia, läbi raha, läbi konkreetsete hoobade, mis tegelikult mõjutavad inimese käitumist. Ja võib veel korra sekkuda selles suhtes, et meil tegelikult on ka ju neid hoobasid, meil on ka vastutöötavaid hoobasid, et meil on põllumajanduses, liikusime nii põllumajanduse peale, aga igal perioodil on oma nõuded, eks ole, millega makstakse toetusi ja väga sageli need nõuded räägivad vastu sellele, mida võib-olla peaks tegema või saaks teha või oleks kasulik teha, et siin kindlasti uus periood, mis on ka taas algamas, et me võimalikult palju siis oskaksime sinna ka neid majandushoobasid panna, et kas või näiteks veekaitsepuhvrid, isegi kui tahaks neid laiemaks teha, et nad oleks tulemuslikumad, ei saa täna nende eest toetust, eks ole, et ja nii edasi. Et selliseid näiteid on ka ja neid kindlasti, see on niisugune madal ripuv õun. Aga suur aitäh teile! Jah.